Ma ei unusta surmatunnini seda ööd, kui nad seal Rosie Rosentali maha kõmmutasid. Meenutab elegantne juudi kriminaal Wolfsheim üht New Yorgis toimunud tapatööd. Mr. Wolfsheim võis küll olla Francis Scott Fitzgeraldi fantaasiavili tema maailmakuulsas romaanis Suur Gatsby, kuid selle laia haardega kurjategija pajatatud lugu ammutas ainest ühest kurikuulsamast mõrvajuhtumist 20. sajandi alguse Ameerikas. Metropoli ees maha lastud Herman Rosenthal, hüüdnimega Rosie, oli õnneotsijast Eesti immigrant, kes rändas 1879. aastal koos vanematega USA-sse, kui oli 5-aastane. Mõjuka poliitiku Timothy Sullivani, hüüdnimega Suur Tim, abiga jõudis Rosenthal oluliseks tegijaks New Yorgi illegaalses mängurlusmaailmas. Kuid põikpäine ja ülbe Rosie ei arvestanud selle maailma raudreegliga. Selleks, et asjad liberalt läheksid, on vaja dollaritega määrida kohalikke politseinikke. Oma hooletu käitumise tulemust sai ta peagi näha, kui tema klubi külastas 20 kirvestega relvastatud politseinikku. Pärast aastate pikkust kemplust politseinikega laostumise äärele jõudnud Rosenthalil oli selge. Ta vajab poliitikast ja ärist tagasi tõmbunud Suure Timmi asemele uut, mõjuvõimsat kaitsjat. Tema valik langes New Yorgi politseileitnandile Charles Beckerile, kes hiljuti oli asunud juhtima 20-liikmelist eliitüksust, mis pidi allilmas õudust külvama. 1912. aasta 16. juuli, veidi enne 2 öösel, lõõgastus Rosenthal hotelli Metropol kohvikus. Parajasti siis, kui Rosenthal lehte luges ja trinki nautis, saabus tema laua juurde kelner, kes teatas, et teda oodatakse ukse ees. Laina äratus näol lahkus Rosenthal kohvikust, just nagu oleks ta seda kutset oodanud. Vaevalt oli ta õue astunud, kui tema juurde kargasid 4 meest ja avasid tule. Kuulid tabasid 38-aastast Rosenthali rindkeresse. Viimane hukkavlask tehti Rosiele pähe. Kes olid need 4 Rosenthali varitsenud mõrvarit? Mille eest hukati Eesti immigrandist hasartmängu hai ja millist rolli mängis selles kõiges New Yorgi politsei eliitüksuse juht ja sealse allilma hirm Charles Becker? Loe Pekka Erelti käsitlust Herman Rosenthali mõrvaloost neljapäevasest Eesti Ekspressi digilehest.